koolitus suunab rohkem ennast märkama. Mina kindlasti olen väga alati selle poolt, et last julgustada ja mulle väga meeldib alati julgustada ja ma tahaks süstida nii-öelda inimestesse eneseusku ja kõike seda ja omast arust ma olin kogu aeg oma lapsele seda ka süstinud. Et kogu aeg ja sa oled tubli ja sa saad hakkama ja kõik. Aga ometi millegipärast mu laps kogu aeg iga asja peale peab, et ma ei saa, ma ei oska, ei tule välja. Ja siis ma kogu aeg mõtlesin, et aga miks ta ometi niimoodi teeb, et ma ju kogu aeg olen ju teda toetanud ja julgustanud ja see oli vist peale esimest korda siin seda koolituspäeva, kui ma äkki avastasin seda, et aga ma nii-öelda sõnaliselt alati julgustan teda, aga samas jooksen kogu aeg kõiki asju ette ära tegema. Nii, kukkusid, ma aitan püsti, see kukkus, ma aitan sellega korda, ja selle aitan ka korda. Ja tegelikult tänu sellele ma ju kogu aeg olingi talle andnud füüsilist signaali, et sa ei saa hakkama, ma pean kõik sinu eest ära tegema. Ja selle peale ma ei tulnud, et ma kogu aeg andes seda füüsilist signaali annan talle hoopis vastupidist sõnumit sellele, mis ma tegelikult olin lootnud. Ja loomulikult on see füüsiline sõnum palju mõjusam ja palju tugevam kui see, mis ma talle siis nii-öelda julgustavalt ütlesin, mis 3-aastasele tõenäoliselt vist eriti kohale ei jõua. Ja mul oli õudselt hea meel jällegi sellest aru saada, et miks see niimoodi on, sest et ma ei olnud sellele pihta saanud ja samas olin hästi õnnetu, et kuidas tal siis ei ole nüüd seda eneseusku. Ma ju nii tahaks, et tal oleks eneseusk. Ja jube hea on praegu vaadata, kuidas ma lasen tal asjade kallal pusida, samas kogu aeg endal sees on tunne, et tahaks appi joosta ja siis ma teen, ei, kuskile ma ei lähe ja ei lähe ja pusib ja palju ilusamini pusib ja selles mõttes ei ole see, et kohe ei tule enam nii kergesti kohe see, et ma ei saa ja ma ei oska. Mingi hetk tuleb, aga sellest ei ole veel ka nii palju sellest praktikast veel möödas. Aga juba praegu selle vähesega tegelikult on see, et ta püüab minu meelest palju rohkem.